Tere taas, head saate kuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 44 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujal. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Kas tuulikute ümberpaigutamist saab osta? Kas Saksamaal saab juba varsti elektri 1 kilovatt-tundi osta 1 euro eest? Palun, Andres. Tervist, mõistust, tarkust ja nii edasi. Ja soovitan mõelda, et kuidas seda mõistust saada või olla. Siin kõrval näete on Mendelejevi 3 ainsus ja Jaanjärviku 3 ainsus, et parem vasak või keskel, käsi parem õlg, vasak õlg. Ja näete universumi ainuvälja, neid saateid ka vaadake, see aitab teil asjadest, maailma asjadest samuti aru saada. Kus pohast, miks neid vigu tehakse, miks on see aktiveerimine, mis on deaktiveerimine looduses. Nii et universum on selline lai, väga kauge mõiste, aga kui 2 inimest on koos, see on ka juba omaette universum. Nii et lähme siis slaidide juurde, sest see on ainukene, mis paistab, milliseid suuri vigu tahetakse meil siin teha. Nii et näete, esimene pilt on lihtsalt sissejuhatuseks ja soovitan vaadata sellepärast. Siin ongi nüüd altkäemaksudega kohtu case tuleb sisse, mis toimub. Nii et arvestage kohal peal elanikud. Kui on ka mingi kohtu case ja siit tulemas, siis arvestage juba, me tahame ju kellegi moodi olla alati, siis saame siit kas õppida, tavaliselt öeldakse vana sõnana, et tark õpib teiste vigadest, aga loll õpib oma vigadest. No vot, kas ta õpib või ei õpi, seda võib ka sedapidi võelda. Ja pealkiri on kas ümbersondeerimist või ümberpaigutamist. Saab osta Lohsburgi tuulepark. Ekspertarvamuse kohaselt on leping ebaseaduslik. Näete, kuidas koht otsteti, kuidas see tuulepark tehti, kuhugi ilusti rahvusparki või inimeste vastas soovidele. Nii et vaadake need, kes võitlevad ja kellel on need tuulikud nii kodutuuas, kurgipeenla ligidal, kas on midagi võimalik teha või siit õppida. Ja tehnokraatidel sama. Proovige läbi mõelda, et teil oleks kõik dokumendid korras, kui te oletegi lollustega hakkama saanud, siis on võimalik rahulikult lolluse ära likvideerida, aga mitte suurte pahandustega. Nii. Teeme siis lahti esimese slaidi ja võtame ette need Lohsburgi tuulepargi jaoks oli vaja ümberpaigutamine vajalik, lükati esialgu edasi. Vaadake, algus ei tahetud lasta seda tuuleparki sinna ehitada. Alles pärast seda, kui omavalitsuse ja projekti arendajate vahel sõlmiti koostööleping. Vaadake nüüd, siin on näha. Kohalik omavalitsus, vallavolikogu ja tuli siis projekti arendaja ja nad tegid koostöölepingu nagu või. Kui on siin ka Saksamaalt kirjutatud ilusti selle jutumärkides, see näitab, et see koostöö on ikka nii vettpidav. Ja saavutati liikumine, hakkas tööle ja munitsipaalfinantsgrupp oli neid menetlusi varem teravalt kritiseerinud. Nüüd künnitab kriitiliste kodanike tellitud juriidiline arvamus partei muresid.
MFÜG ülem Austria parlamendirühma juht Manuel Krautkarder nõuab selliste koostöölepingute praktika läbivaatamist kogu ülem Austrias. Ja siin saab ka Eestis vaadata kõik lepingud üles, kui meil oleks korralik eliit või tegeleks asjadega, aga meil võime siin võtta kolme perefirmad ja muud teevad siin omaette lihtsalt koalitsioonilepinguid, aga vot sellised suured asjad, mis siin ümber toimuvad, nendega nagu ei taheta või ei juleta või tõenäoliselt, ma arvan, mõistus ei võta. Sellepärast kõige lihtsamalt, mis ma mõistust ei võta, kui ma kellelegi mõistust ja tarkust soovin, enamus läheb vihaseks. Kui oleks mõistlik inimene tark, see saaviks vastu sulle seda samust, aga paljud ütlevad kohe, mis sa mölised ja umbes niimoodi. Ja sellega näitab ära, et ma sain mõistliku vastuse. Ta mõistab selle praktika hukka. Õigusriik ei müü ümberpaigutamise märke. Salzburgi ülikooli tunnustatud haldus- ja põhiseadusõiguse professori hiljutine õiguslik arvamus, mille tellisid kriitilised ja kaasatud kodanikud, jõuab järeldusele, et Lochsburgi omavalitsuse ja projekti arendajate, need Austria Federal Forest ja Windkraft Simonski vahel sõlmitud koostööleping kavandatava Steinbergi tuulepargi kohta on ruumilise planeerimise õigusel koheselt lubamatu ning tsiviilõiguse kohaselt täielikult või olulises osas tühine. Nüüd juristid, vaadake, kellel on juristiharidus olemas, Objektiivis seal on üks härra ka tööl või on juriste, on meil väga palju, et siin on väga palju ka näidismaterjali, millega saate inimesi aidata, kui te tahate aidata. Tellijad teavitasid MGÖ OÜ arvamuse olulisest sisust. Lisaks esitasid asjaomaste kodanike seaduslikud esindajad riigiasutusele aluseks oleva õigusliku arvamuse üksikasjalikuks kirjas. Nüüd vaatame üksikasjalikku kirja. Planeeritav tuulepark koosneb 6 tuulikust. Koguvõimsusega ligi 43,2 megavatt. Peamiseks probleemiks on projekti ja arendajate poolt makstav aastane maksimaalselt 108 000 eurone suurune omaosalus, mida nad peavad maksma vähemalt 30 aasta jooksul. Vaadake, kui lühikene aeg on, palju selle tuuliku eluiga võib olla. Siin on ju jutud olnud, et 25 aastaga nad kukuvad ümber ja veel vähem, aga nii et vaadake, mis siin toimub. Paneme 300 aastat, oleks parem maksta või kuidas see väib. Või kuni tuulikute töö lõpetamiseni, siin ta ütleb küll või. Vastutasuks lubas omavalitsus toetada vajalikku ümbersondeerimist, et ümberpaigutamist tiitlile roheala spetsiaalne tuulikute tähistus. Ekspertiisi aruandes ilmnenud seos on oluline. Pärast ümberplaneerimist esialgset tagasilükkamist selgus menetluse algatamiseks vajalik häälteenamus tuli alles pärast koostöölepingu, mis võeti vastu samal koosolekul vastuvõtmist. Vaadaku lihtne on, kohaliku omavalitsusse küsitakse, millal sul see paber tuli. No ta tuli homme meile või see tuli eile meile, aga tahab juba üleeilset allkirja. Siin need sõnastused kõik sobivad. Ja millal sul seda asja vaja oli? Eile oli mul seda juba vaja. Näete, siin on olemas. Praegused õiguslikud hinnangud kinnitavad nüüd, et need mured olid algusest peale õigustatud. Need, kes hakkasid küsitlema, nii nagu kohalik rahvas ka oma koosolekutel, et näidake neid lepinguid, ei, need on konfidentsiaalsed, need on ikka tellitud. Aga kuidas saab olla kohalik omavalitsus konfidentsiaalne? Ta ei ole äriettevõte, ta on rahva poolt
valitud inimrühm või ütleme niimoodi, ta peab ju oma rahva ees ja küsimustele vastama, aga meil on nad muutunud juba eraettevõteteks või bürokraatideks, sealt ei saa halli lõhnagi või haisugi, ütlen ka. Ja näete siin samamoodi Austrias. Nii et alguse õigustatud, see on järjekordne tõed kriitilise järelevalve olulisust. Näete, järelevalve peab olema justkui tuleb mingisugune pool ja järelevalve ongi oluline, ka see, ütleme, kohalik omavalitsus on olemas ja kohaliku volikogu, aga kui on selline asi tuleb arutusele, peab rahva kohale kutsuma suurde saali ja seletama asja ära, mis siin toimub ja ongi järelevalve olemas. Ja kõik seletavad ära, pluss, miinus, liidetakse kokku, saadakse 10, miinuseid tuli 8, 2 plussi, kas me üldse ehitame. Kui konsensust ei ole, isegi kui ütleme on 10 liiget, sõjaväes on ütleme 10 meest, 2 saab surma, on ikka kahju küll või ei ole, see on lihtsalt sõja tulemus või kuidas see värk on. Aga emale, kellele tuleb surmakuulutus, on ta väga suur õnnetus või kuidas teie arvate, ma ei oska teile ette öelda. Nii, lähme järgmise paberi peale. Ja näete, Manuel Kratkarder, Liidumaa parlamendi liige, nii nagu Europarlamendis meil on ka olemas ja Ülem-Austria parlamendi rühma esimees teatas, tema on üksinda, kui ümberpaigutamine saab häälte enamuse ainult seetõttu, et samaaegselt sõlmitakse leping maksete ja turundusmeetmete või muu kohustuste kohta, siis ei ole see õiglane ja läbipaistev ruumilise planeerimise protseduur. Vahemärkusega vaadake, kui meil poliitikud saavad valitud või valitakse, siis nemad kõik räägivad läbipaistvusest. Aga kui jõuavad üles sinna Toompeale, siis see läbipaistvus kaob ära kuhugile. Sõnades enam nad ei tuleta meelde ka, et oleks vaja läbipaistvalt teha, mida me rääkisime. Unustatakse kohe ja näete, ega see on üleüldine, ütleme, tõvi või uus Covidi variant, ma ütleks, Covid-19 lõppes ära, see epideemia, aga see valetamise epideemia on hullem. See on ohtlik tehing elanikkonna arvelt. Liidumaa valitsus peab sellega tegelema. Õiguskindlus, võrdsusseadus ees ja omandikaitse ei ole läbiräägitavad. Näete, meil on, kui võtame ikka omandi ära ja maja minema, olgu see Nursipalu, ükskõik mis palukoht. Asi paigas. Tasub rõhutada, et selle raporti algatasid pühendunud kodanikud. See on näide Ülem-Austria elanikkonna vastupidavusest. Ja ka MFG tekkis just sellise liikumise tulemusel. Näete, see on nüüd erakonna liikmeline. Võib-olla siin saab ka võrdusmärgi võtta, et liikumine hakkas plaan B ma siin Eestis, et plaan B võiks kõik ühendada kokku, aga nad vaatavad kindlasti need suuremad, et see plaan B tuleb oma mõtetega lihtsalt ja nii edasi, ajama oma jura edasi. Eliidivärk ja nii edasi, nii edasi. No see on minu vahepõige jälle mõte, et ei taha koostööd teha, ma tean, kui on see tehnokraatlik olem, siis ei tule midagi välja. Selline järelevalve olulisust näitab ka endise Linzi linnapea Klaus Lugeri juhtum. 2024. aasta augustis esitas MFG Linzi prokuratuurile aruande. Prokuratuur leidis esialgseid kahtlustusi avaliku sektori vahendite väärkasutamises ja algatas vastavad uurimised. Näete, prokuratuur, mis meil teeb, kui lähed juukseid lõikama või kohviveski on, siis prokuratuur hakkab tööle, aga suured asjad, see näitab, et nad ei saa asjadesse aru vist, kui on suured summad, kui läheb miljoni peale midagi, see ei osata lugeda, siis nulle on nii palju, aga kui on mingisugune 10-eurone või eurone juukselõikus, 1 eurost on hea lugeda, ma oskan ka.
ja ma arvan, et 3-4-aastane või esimese klassi laps oskab ka lugeda nii palju. See näitab, kui kõrgel meil see tase on meil siin ametnikel. Need uurimised on nüüdseks lõpule viidud ja Lugeri kohtuprotsessi kuupäev on juba määratud. Nii et Ülem-Austria parlamendi liige ja Upper-Austria esimees Joachim Aigner kommenteeris, see näitab selgele, et MFG on tõhus, sest me ei ignoreeri väärtegusid, vaid tagame pigem nende uurimist. Näete siin kohalik kogukond või kohalik selline väike liikumine, näiteks nagu ma ütlesin, siin eespool kohalik omavalitsus said näete uurimise avamiseks ja protsess on määratud, kohtuprotsess, nii et katsun teile seletada või näidata või kui on huvi, siis kui see protsess toimub, vaatame tehnokraadis edasi. Aga siin lähme sellega veel edasi. Ja näete, mis sealt nüüd leiti punktide kaupa, kirjutage kõik üles, soovitan see välja võtta, see on kohtunikel või juristidel või üldse mõttekas, mida nad nüüd leidsid sealt koostöölepingust. Koostöölepingu peamised õiguslikud probleemid ekspertarvamuse kohale. Selle arvamuse alusel prokuratuur alustaski uurimist. Esimene punkt. Õigusliku aluse puudumine, Ülem-Austria ruumilise planeerimise seadus 1994 paragrahv 16 rikkumine. Meil on ka ju need planeerimise seadused ja meil on nüüd ka maa- ja ruumiamet peaks olema, see on ennem oli ainult maa-amet, aga nüüd näete, siin on Austria järgi võib-olla ruum ka võetud, et see mägi on ruum või mis ta on. Sel põhjusel on leping täiesti ebamoraalne ja tühine, oli selle järeldus. Järgmine, seaduslikkuse põhimõtte rikkumine, pühendumise lubamatu piiramine. Vastus, mida ekspertarvamus on mustana, see rikub seaduslikkuse põhimõtted, Austria föderaalseaduse artikkel 18. ja viib ka lepingu täieliku kehtetuks tunnistamisele. Näete siin juba see paragrahv artikkel 18 näitab, et prokuratuuril on juba plärts olemas siin, miks ta võttis, need juba on olemas. Kolmas rikkumine, sobimatud kõrvallepingud, maksed, mis ei ole seotud kavandatava eesmärgiga. Ja vaatame, mis maksed need olid, kas need on mingid altkäemaksed või muidu maksed. Need kõrvallepingud rikuvad võrdõigusliku klausli Austria föderaalseaduse artikkel 7 alusel objektiivsuse põhimõtted ja on igaüks neist osaliselt kehtetud. Ja nüüd selle protsessi lõppsõna, nagu siin 3 selle rikkumist oli suurt, millest piisab, ei ole vaja kirjutada tervet 10 käsku või 10 rikkumist. Ja nüüd see samane MF nõuab tulemusi. Nõuab, et sellistel konstruktsioonidel põhinevaid edasisi ruumilise planeerimise meetmeid ei võetaks enne õigusliku olukorra täielikku selgitamist ning et selliste koostöölepingute praktikat vaadeldaks üle kogu Ülem-Austria ulatuses. Ja nüüd ütleb, meie ka räägime siin omal õigusriigist, nad ka proovivad vist meie moodi olla või kuidas see õigusriigi mõiste on ka või oleme nende moodi. Õigusriik ei müü ümberpaigutamismärke ja omavalitsused peavad saama oma otsuseid langetada vabana rahalistest ootustest ja sõltuvusest, ütleb Krautkarder. Näete, ikka pistist kui ei saa, meil ka võib-olla ei taheta vastata või kuidas see värk on. Ja lisainfo, Austria relvajõud, vaadake, siin oli meil ka, oli siin ju tuulikud, mis oli siin 10 aastat või sedasi tagasi ehitati, mida siis segas radarid. Austria relvajõud ei ole andnud ka heaks kiitu tuulikute paigaldamise Kopernau valdimetsa.
Meedias on samuti teatatud, et Austria relvajõud on esitanud vastuväiteid tuuleenergia kavandatava laiendamise kohta Kopernow-Valdi metsas. Põhjuseks on see, et see piirkond asub Euroflygerite madalal lennukoridoris ja kuni 280 meetri kõrgused tuulikud toimiksid õhuruumis takistusena. Seetõttu on relvajõud ja keskkonnamõju hindamise raames kavandatava laiendamise vastu. Nii, ja saime sellele ka otsa. Ja nüüd teine küsimus, ta on pikk, aga see on kõik kasulikud, sest me tahame ka võib-olla olla sakslaste moodi, et maksta 1 kilovatt eest 1 euro või kuidas on, et pilt on olemas, lähme. Ja nüüd, mis siin toimub siis Saksamaal, nii et me oleme nende moodi või edasi. Kui kliimaaktivistid saavad oma tahtmise, piisab päikese, tuule ja energia salvestamist riigi energiavarustuse tagamiseks, aga see on kallis, väga kallis. Mudelarvutus näitab selgelt, et energiapööre on lihtsalt täielik ja kulukas katastroof. Kõikjal, kuhu vaatad, püüavad kliimaaktivistid kujutada energiapöördeid taskukohase, usaldusväärse ja tulevikukindlana. Nad väidavad, et niinimetatud taastuvad energiaallikad on tõepoolest ilmast sõltuvad, kuid tänapäevased salvestussüsteemiga pole enam probleem. Tuuleturbiinid pluss akud ja energia tulevik on, näete, puhas, odav ja turvaline. See on kliimaaktivistide lugu. Ainus rabav asi on see, et keegi ei tee arvutusi, ei osata enam matemaatikat. Keegi ei avalda, kui palju see vapustav uus elektrimaailm tegelikult maksab ja keegi ei selgita, kui palju maastikku, toorainet ja raha selle nimel ohverdada tuleks. Ometigi on just seda tehtud ja tulemused on ülemõttelised. Näete, kui sinise peale sealt Report 24 Newsi pealt lähete, siis on seal kõik asjad sees. Energiavõrgud on tänapäeva ühiskondades ühed keerukamad tehnilised süsteemid. Neid tuleb iga sekund täpselt tasakaalustada, see on sagedus. Need ei talu olulisi kõikumisi ega muutusi. Elektrit kas on või ei ole. Energiapöörde tegeliku ulatuse illustreerimiseks valiti faktiline täpne stsenaarium. Need tehti katsetused jälle ära, siin on tehnokraatidel peaks olema siin võrdlusvariant olemas, et mitte väga hooga panna. Näiteks Saksamaa linn Würzburgi täielik elektrivarustus ainult tuuleenergiast ja akudest. Need ühele linnale lülitame kõik värgid välja ja arvutame, et ta elaks nüüd tuulest ja akudest. Ei kivisütt, ei gaasi ega tuumaenergiat, ainult tuul ja salvestamine. Usaldusväärne aastaringselt, ööpäevaringselt. Würzburgis on umbes 70 000 leibkonda. Päevane elektrienergia vajadus on umbes 649 000 kilovatt-tundi, mis teeb aastas umbes 237 gigavatt-tundi. Katmiseks kasutatakse 29 moodsat tuulikut, igaühe nimivõimsus on 2,5 megavatti. Realistlike võimsustegurite korral toodaks iga turbiin aastas umbes 45 000 megavatt-tundi, kokku umbes 130 500 megavatt-tundi. Kuna tuuleenergia on ettearvamatu ja varustuskindlus on poliitiliselt garanteeritud eesmärk, näete, poliitloogika on sees, poliitiliselt garanteerivad valitsejad meil. Lisatakse varundus, pannakse veel 6 tuulikut juurde igaks juhuks, et ütleme, peaminister ei valeta. Ja siis saame kokku 35 turbiini. Nii et arvutage kaasa või tehke eraldi ära. Siin on tehnokraatidel, matemaatikutel ja muudel meestel tegemist. Sellepärast siin ma pikalt selle arvutuse panin, võib-olla mõni viitsib nagu arvutada. Olukord muutub veelgi drastilisemaks, kui vaadata kulusid. Üks tuulik maksab koos ehituse paigaldusega keskmiselt 5,8 miljonit eurot. 35 turbiini puhul teeb see kokku üle 200 miljoni euro.
ja see summa ei hõlma isegi hooldus ega üldisi käituskulusid, mis pärast tuleks teha. Tegelik kuluallikas on salvestussüsteem. Vaadake need patareid, need konteinerid, mis tõstetakse laeva pealt ja tuuaks. Oi, me saime, nüüd on siin terve suur ala ja maalune neid täis. Liitiumakusüsteemide hind on praegu umbes 300 eurot kilovatt-tund võimsuse kohta ja 4,6 gigavatt-tunni puhul on see umbes 1,21 miljardit eurot. Koos väikese sageli tähelepanuta jäetud detailiga. Vaadake nüüd, jätke meelde see, et need salvestussüsteemid tuleb umbes 10 aasta pärast täielikult välja vahetada. Akud töötavad 10 aastat, autodel on ka umbes 10 aastane, siis te talvel põristate mitu korda käima ei saa. Ja võtke siis juurde tuulik, mis on 20-25 aastat ja vaata, kui hästi me elame tulevikus ja planeerime 50 aastast energiat ette, kui 2 korda varem jäävad asjad seisma. Näete, siin on hea arvutustabel, selle võite välja võtta ja vestelda, kui peete nõu ja säägite. See on ühe linna, Saksa linna, kus oli 70 000 perekonda ehk 70 000 korterit pluss seal juures. Nii. Ja näete, kui realistlikult arvestada tuuleenergia, energia salvestamise, alajaamade hoolduse, asendustsüklite, rahastamiskulusid, siis Würzburgi projekti maksumus 20 aasta jooksul on ligi 1,43 miljardit eurot. Ühe linna kohta. See ei hõlma elektrivõrgu tugevdamist, reservelektrijamu ega suuri tööstustarbijaid. Nii et kortermajad või väiksed sellised 70 000, need siis sellega nagu toidetakse või töötatakse ära. Nii, lähme siis edasi. Ega siis nii lihtsalt see matemaatika ülesanne ei lõppe, kuigi ta ei ole keeruline, siin on 2-kordne ja 3-kordsed numbrid. Saan aru, võib-olla 1-kordseid liita veel osatakse ilma kalkulaatorita, aga kui on juba 2-kordne, siis on liitmine ka juba raskendatud. Nii et kulud toovad elektrienergia tootmise kokku umbes 55 senti kilovatt-tunni kohta. Lõpptarbija jaoks on aga lisakulud, mida energia ülemineku arutelus sageli mugavalt eiratakse. Vaada, meil ka natukene räägitakse, on võrgutasud. Maksud, lõivud, lisatasud ja jaotustasud. Need on nüüd Saksamaal seal. Aga meil on veel see, mis seal 2 veel tuli, on saartalitused, ise saame olla ja teine oli siis sageduse hoidmine. Näete, siin ei ole sageduse hoidmisest midagi jutt. Seda tasu nad ei ole veel võtnud, aga võib-olla kui nad tahavad meie moodi olla, siis võtavad meilt ka selle võrgu või sageduse hoidmise tasu, aga nad ei saa seda kindlasti võtta. Ma arvan, võib-olla saite aru, mille pärast. Sellepärast nad ei ole kunagi Nõukogude Liidu või Venemaaga ühenduses olnud, et need hoidsid tasuta seda sagedust. Nad ei tule sellise mõtte peale, aga kui me ette ütleme neile, siis nad oskavad seda ka küsida. Ja saamegi peaaegu 1 euro, näete, kokkuvõttes on elektrienergia hind umbes 97 senti kilovati kohta, peaaegu 1 euro, 3 korda rohkem kui praegu. Näete, siin saate nüüd teada ja kaupmeeste ja väikeste keskmiste suurusega ettevõtted, kui tuleks juurde ning tööstuse jaoks tähendaks see kohest sulgemist. Kui euro oleks kilovatt, tahad saia teha, seega ahi tööta. Pagarääri külmutusahel, metallitöötlemistehas, kõik need võiksid selliste hindadega lihtsalt uksed sulgeda. Selle mudeli, näete, see mudel on paras ka siin kasutada ja võtke see välja, saate alati vestelda, kui toon lihtsa näite, kui inimesed, kes siin ikkagi mõtlete, kohaliku omavalitsuse inimesed, võtke see tabel ja arvutus ära, alati saate seal valitsuses olla või olete seal ära, saate seda arvutust kasutada. See on tehtud, näete, korralikult
linna kohta. Meil ei ole nii palju linna või on ka 70 leibkonda, korrutage 7 korda 4 või 3, saate mitu inimest, aga tööstust ei ole. Ja selle mudeli laiendamine kogu riigile näitab, et olukorra absurdsust. Saksamaa vajaks ligikaudu 100 000 tuulikut. Arvutage meil välja, mitu tuulikut meil on, mis hõlmaksid üle 3% maismaast. Lisaks oleks vaja umbes 20 miljonit tonni akusid ja neid tuleb 10 aasta tagant, näete. Iga 10 aasta tagant tarbiks Saksamaa mitu protsenti maailma liitiumvarudest süsteemi jõuks, mis jääks ikkagi ebastabiilseks ja see pole isegi maininud mõjum tööstuslikule konkurentsile. See stsenaarium on tahtlikult lihtsustatud, see on kooli 3., 4., 5. klassi lihtne arvutus pluss-miinused, kuid faktiliselt on need tapnud. See illustreerib, mis juhtub, kui poliitilisi lubadusi täidetakse loogilise lõpuni. Vot siin on jälle poliitiline loogika ja visati poliitika eest ära ja tuli loogika lõppu ja vot siis oleme kõhuli maas. Vot see on väga hea. Ma olen mõtlenud, kuidas seda saab, et loogika ära, see poliitika tuleb eest ära visata. Siis on õige kõik matemaatika. Näed, seda mind siin see ütleb ka, väga tubli matemaatika on selle teinud. Ma arvan, see on mitu meest teinud lõpuni ning energiapööre ei kuku mitte tahte puudumise pärast läbi, vaid reaalsuse tõttu. See ei ole tehniline, vaid ideoloogiline projekt. Seda juhivad poliitikud, kes ei mõista majandust ja ajakirjanikud, kellel on ilmselgelt pole aimugi. Vot nii. Ja lõpuks maksivad hinda kodanikud. Nüüd oleme jälle pildi peal, mis ma siin räägin. Ütle ka mõni sõna sisse, kas see matemaatika arvutus sobib näidata rahvale ja võtta ka näiteks plaan B-le, see nagu näidis matemaatilise ülesandega jagada rahvale laiali, et need selline Saksa linna kohta on tehtud selline väike arvutus, palju meil on vaja ja küsida vastu, võib-olla siin saatessegi oleks vaja, et mõni teeks näiteks Viljandi kohta või Pärnu kohta, mitu tuulikut sinna Pärnu linnale tuleks panna sinna sopi-topi Tootsi pargi juurde veel, et me saaks olla üldse ilma maha kantavate põlevkivijaamadega, mida väga paljud kohe ruttu tahavad ära hävitada, kuigi nad panevad veel rahulikult edasi, oma kütus meil on olemas ja ainult on vaja uued põletus- ja soojusvahetid sisse keevitada ja uued teha, tellida Hiinast või kusagil kontrollida või idanaabri käest, küll nad malmi oskavad valada küll. Ja aitäh sulle, Andres. No plaan B osas võin küll öelda, et meie rahvaliikumises on nii-öelda talupoja mõistus on ikkagi ennekõike ja see tähendab ka seda, et tehnokraatlik mõtlemine, et ei saa nii-öelda ideoloogiliste suundade järgi joosta pimesi ja silmaklappides, et see, mis võõrad isandad ette panevad, siis me peame seda kõike saksa täpsusega ära täitma. Aga siinkohal kuulasin sinu ettekannet ja vaatan Saksamaal samad probleemid, et tuulikud varjavad siis ära sõjaväeradareid. Ja Eestis oli ju üks aasta täpselt samamoodi, Harri Raudvere sõnajalgadega võitles tükk aega ja ega jäigi kaotajaks riigi vastu. Aga siis, kui tuli nii-öelda suurkorporatsioonid oma 300 meetriste tuulikutega peale, siis järsku ei seganud enam ühtegi radarit mingi asi, et paneme kõik terve Eesti tuulikuid täis. Et topeltstandardid puhtal kujul. Aga esimeses osas sa rääkisid seda, et kuidas omavalitsused nii-öelda teevad kõik asju, panevad selle konfidentsiaalsuse pitstri peale, kuigi nad on rahva teenrid, miks nad rahva eest varjavad. Aga kui minna nüüd riigi tasandile, siis riigi tasandil ei ole konfidentsiaalne on veel kõige väiksem asi. Nad löövad ju 75 aastat saladustempli peale, ehk siis
teevad sigaduse ära, vaatavad, et asi hakkab hapuks minema, ennem seda, kui kohtusse jõuab, lüüakse tempeli peale, põmm ja ongi kõik noh. et ja rahval tõmmatakse müts pähe ja kui need nüüd 75 aasta pärast välja tulevad, siis vaatad, oi kurat, siin on niisugused sigadused tehtud. aga noh, siis on juba nii palju aega möödas, et kõigil on ükskõik ja tegijad on osad surnud ja vaevalt keegi enam mäletabki, milles see asi seisnes. et noh, väga kavalalt on tehtud, aga siinkohal ma ise loodan sellele, et kui see konservatiivne pööre tuleb, et siis eemaldatakse kiiremas korras need 75-aastased templid sealt, saladustemplid. ja siis tulevad need kõikide liberaalide sigadused tulevad siin päevavalgele. ja no siis hakkavad inimesed nii-öelda vastutama ka. aga noh, eks seda näha ole. ilmselgelt liberaalid hakkavad hullult vastu ja võivad siin isegi hakata ässitama inimesi üles, et oma nahka päästa. aga sa rääkisid siin autoakust, et autoakul on ka 10 aastat on see nii-öelda eluiga. aga mina olen iga 5 aasta tagant autoakut vahetanud, et oligi probleem oli selles, et mitte ta ei töötaks, suvel töötab igasugune aku. ma arvan, et see 10 aastat ongi siis, kui ei ole talve vahel. aga meie talv on, kui -20 on juba 5 aastat vana auto, on juba võib kökkadi, et ei lähegi noh. et jah. nii ta on. aga siinkohal lähme küsimustega edasi. kui palju on 2026 aastaks planeeritud Saksamaal rohepöördele raha? kas ka juba massimeedia hakkab rohepöörde vigadest rääkima? palun, Andres. ma arvan ja teeme siis kohe dokumendid lahti, sellepärast kus on rahast juttu, siis hakkavad ka väiksemad, kes ei ole tehnokraadid, asjaga huvi tundma. nii, ja jõudsime nüüd siis küsimuse juurde, kui palju on 2026. aastaks ette planeeritud Saksamaale. näete, siin ütleb kohe ühe pildi lausega ära. ennem oli kühveljäätist, sellest me oleme mitu korda rääkinud, kui see rohepööre Saksamaal ära, siis kõigile aeti sellist kärbseid pähe, sest kõik lapsed söövad ju jäätist, pulgakommi paku, et meil oli siin vahusuhkurt pakuti 30 aastat tagasi, uued asjad ja näete, mis nüüd on. ainuüksi 2026. aastal eraldati energiasiirdele toetusi need aastaks 29,5 miljardit eurot. seda ei oska küll kokku panna, aga ta on küllaltki suur number, ütleme siis lähme edasi. lihtsalt vaatame, seda on jälle tasub vaadata, sest see 45 saade ongi selline just arvude saade, sest see kokku liites on 9, ühest 9 on numbrid, 10 enam nagu on matemaatikas, aga looduses teda ei ole, nulli ja lõpmatust, aga matemaatikas on olemas ja näete, tuuleenergiat saadavat elektrit on alati peetud väga odavaks. seda ei ole peetud kunagi, kellelgi on ise ka kunagi tehtud põristad, jalgratas ja dünamo oli korras, ikka pidid väntama. ja energia üleminek pidi kodanikele maksma vaid kulbi või kühvlijäätist. kuna kõik kõikuvat elektrivarustust on raske kontrollida, on see lõpuks kalliks. Väga kallist. Saksamaa valitsuse uued plaanid näitavad seda. näete, nüüd lähme Saksamaale, nad tunnistavad juba pikkamööda, et oleme sellise lõhkise küna või käru juures, kus üks ratas enam ei veera, lohiseb järgi. see on, ütleb Eesti värk, et kuidagimoodi saaks talupoja mõistusega koju, et saaks selle liistud peale lüüa ja ratta uuesti korda teha sepa juures.
subsiidiumi salakava külg on see, et need varjavad tegelikke kulusid ja tekitavad turumoonutusi. Näiteks põllumajanduses peavad põllumehed sageli oma tooteid müüma alla oma tootmiskulude, kuid saavad selle eest kompensatsiooniga subsiidiumi. Nii et mõelge, kui meil oli see sigade revolutsioon, mis siis toimus, tapeti ju farmeril või sellel sigala omanikul need sead ära ja riik maksis kinni ja ta istus nurgas ja ma usun, et tal ikka pisarad või kahju oli, sellepärast loom on ikkagi olulisem elusloom kui see paberraha või mis see üle kanti. Ja näete, siin on sama, põllumajanduses peavad tooteid müüma, aga neile antakse subsiidiumi. Aga nüüd, kui neid uudiseid ka vaatasite Prantsusmaal ja kus seal on, kui nüüd Euroopa Liit hakkab sealt Brasiiliast liha ja muud sisse tooma, siis on kohalikud põllumehed ju täitsa nälgas. See süsteem aitab hoida toiduainete hindu supermarketites võimalikult madalal. Inimesed eelistavad selgelt maksta kõrgemaid makse, kuid kulutada toidule rohkem raha. Sarnane olukord on ka elektrienergia turumoonutuste puhul. Kuna energia ülemineku kulud tõusevad, tööstus sõltub odavast elektrist ja keskpäevane elektri ülejääk päikeseenergia viib korduvalt negatiivsete hindadeni, plaanib Saksamaa valitsus 2026. aastal sekkuda rekordilise summaga. Kokku arvutatakse 29,5 miljardi suurust toetust pakkuda. Ilma taastuvate elektrienergia allikate ulatuslikku laienemist pole sellised ülemäärased meetmed üldse vajalik. Selle 29,5 miljardi suuruse summa perspektiivi seadmiseks, see on umbes 640 euro iga töötaja kohta ehk umbes 53 eurot kuu sissetulekut, mille föderaalvalitsus kulutab oma ebaõnnestunud energia ülemineku jätkamiseks. Teisisõnu võiks öelda, et nad võtavad inimestelt, ettevõtetelt rahamaksud, et seejärel kasutada seda elektrihindade võrgetasude veidi vähendamiseks või vähemalt nii järsku tõusu vältimiseks. See kõlab kummaliselt, aga nii see on. Lisaks on üha selgemaks saamas, et rohesotsialistlik plaanimajandus, ilusti ütlevad, juba tunnistavad ilusti üles. Kapitalismi ei ole, on plaanimajandus, nii et kapitalistlik süsteem on otsas. Jätkub praeguse absurdkoalitsiooni all, kõik kodanike ja ettevõtete arvelt, kuid see, mida föderaalvalitsus tahab müüa eduna, on lõppkokkuvõttes vaid šaraad töökate inimeste ja ettevõtete arvelt, kes seda riiki käigus hoiavad. Sest raha nende toetuste jaoks ei tule ei kuskilt, see tuleb teenida. Kas nüüd tulevikus, et maksta kõik uued võlad? Nii, saimegi siis esimesele nagu sellele küsimusele ära, et kui palju raha tuleb. Aga nüüd on need teine pool, mis on meile ka kasulikum, ütleme, kui me tahaksime nende poolt olla või midagi. Isegi peavoolus, peameedia ärkab ellu, kui rohkem tuuleturbiine toodab vähem energiat. Hakatakse juba rääkima. Meie räägime siin päris ammust aega ja Report 24 ka räägib ära, aga näete, nüüd lõpuks hakkab tulema ja kui nüüd gaasimahutid ka tühjaks saavad Saksamaal, siis ei tea, kes pärast süüdi on. Ja eelmine, nagu sa mainisid, siin 75 aastat siis on salastatud, ma usun, et siin tulevad nad ka iseenesest juba lahti, sellepärast need, kes hoiavad seal arhiivi, need kaovad eest minema. Sest Pagari tänaval oli niimoodi, et kui KGB värgid ära läksid, siis osa ju jäi, ei tea kelle kätte. Isegi peavoolus näib, inimesed nüüd mõistvad, et energiapööre on katastroofiline projekt. Füüsikaseadusi lihtsalt ei saa eirata, see on selgelt ilmne ka tuuleturbiinide abil elektri tootmise puhul. Isegi Merkur nüüd on ajakirjanik, hakkab energia ülemineku füüsilisest piiridest aru andma. See on juba massimeedia osa.
on midagi kohutavalt valesti läinud. Aastaid peeti igasugust tuuleenergia kriitikat ketserluseks. Nüüd ütlevad peavooluprofessorid seda, vaadake kui hea. Ja et ma professor ei ole, muidu oleks veel peavoolu ka või allavoolu professor, vot see on parem. Allavoolu professor. Vot aga need, ma arvan, et peavoolu omad, need, kes praegu massimeedias panevad, nendega juhtub, et nendest saavad allavoolu need reporterid või midagi, ma arvan. Seda, mida kriitikud on aastaid rääkinud ja äkki lubatakse seda trükki panna. Rohkem tuuleturbiini ei tähenda automaatselt rohkem elektrit. Mõnikord tähendavad need isegi vähem. Tuule- ja päikeseelektrijaamade paigaldatud võimsus on aastaid kasvanud. Tegelik aastane energiatoodang pole ka sammu pidanud. Eriti silmatorkav näide on avamere tuuleenergia. Merkur, vaadake peameedia, mis see on. Alates 2020. aastast on sealsed aastased toodangud vähenenud. Neid on ju, miks ta väheneb, ta on ju avamere tuulepark ja paadiga ja laevaga on väga harva käiakse, kui minnakse maa peal, saad autoga ligi, lõsutad, teed hooldust, aga nende sinna juurde ei lähe ja vot miks ta väheneb. Isegi kui võrku ühendatakse uusi tuuleparke, isegi optimistlike eelduste kohaselt 25. aasta viimaste kulude kohta on 24. aasta toodangu tasa ja vaevalt saavutatav. Need aastaga on kukkunud. Laienemine ja toodang on lahutatud. Võtmeteguriks on klastri jälgede efekt. Tuulepargid ei ole isoleeritud. Vaadake, eesmised turbiinid ammutavad kineetilist energiat nende tagant, tekitades turbulentsi ja vähendades kasutatavat tuulekiirust. Need esimesed tiivikud pidurdavad ja tagumistele ei jätku seda pöörlemise tuult. Mida lähemal pargid asuvad, seda madalam on üldine toodang. See efekt on hüdraulika mehaanikas hästi tuntud, kuid laienemisplaneerimise alahinnati seda süstemaatiliselt. Sellele lisanduvad võrgu kitsaskohad Põhja- ja Lõuna-Saksamaa vahel, piirangud ülekoormuste perioodidel, sekkumised ümberjaotamise kaudu ja seiskamised negatiivsete elektrihindade perioodidel. Elektrit toodetakse, kuid seda ei tarbita. 25. aasta novembri andmestik illustreerib lahknevuse ulatust. Vaadake nüüd aastaga, kui palju on vähenenud. Ja võin arvata ka, pakun teile ka mõtlemiseks, kui need Saksamaa igasugused põlengud on, kas need on ikka igasuguste terroristide poole pealt, aga võib-olla on lülitused ja kaabli otsad ei pea vastu, kui igal pool tuulikud ja need segavad tegemist. Ja kui läheb mõni tuulejaam või elektrijaam ootamatult ise käima, sest automaatika see on ja kui tehnokraatia on vähemaks, siis need AI-d hakkavad ise tegelema seal asjadega. Need filmidest olete näinud kindlasti, et AI, I'm Robot näiteks ja aastaid tagasi oli film, kus nagu peamälu mõtles, mis teha. 25. aasta novembri andmestik illustreerib lahknevuse ulatust. Näete, tuule- ja päikeseenergiat installeeritud nimi võimsus on kokku 185 745 megavatti. Vaadake, ei ole nulle, nagu meil öeldakse, oleks siin olnud 190, aga näete, siin on ka lõppu ka 5 megavatti ka olemas. Ja tegelikult mõõdetud keskmine toodang oli ainult, näete, 21 441 megavatti. Ja tuulevaiksel ja pimedal ajal langes toodang 677 megavatini. Ja see vastab, näete, kui head protsendid siin on, 0,36% installeeritud võimsusest. Valdav enamus, see on meretuulepargid, valdav enamus paigaldasi ei andnud pakkumisse olulist panust. See kõrvalkalle ei ole statistiline erand, see esineb regulaarselt. See on süsteemile omane,
vaata, süsteem töötab, kui meil on see liberaaldemokraatlik ja reformmeelne süsteem, siis sellel on mingid omadused, tal on omane süsteem. Avalikult teatatud taastuvenergia osakaal elektrienergia jaotuses, mis on ligi 60%, põhineb väheneval üldisel tarbimisel. Keskmine elektrienergia tarbimine aastatel näete 2015 kuni 2018 oli 505 teravatt tunnis ja 2025. aastaks oli oodata maksimaalselt 465 teravatt-tundi. Ja see on langus üle 8% ja ületab isegi 2020. aasta COVID-19 aasta langust. No kui inimesed tööle ei käinud ja olid kodus vangis. Peamiseks põhjuseks peetakse energiamahukate tööstusharude lahkumist Saksamaalt. Nüüd näete, siin asi on paigas, Saksamaalt lähevad minema keemiaautotööstused ja ei ole seda elektrit, seda juhuelektrit või muud elektrit mitte kellelegi vaja, plats on puhas. Aga ainukene asi, inimesed ei saa niimoodi ära minna, sest kui näiteks mingi tööstusharu läheb Hiinasse või läheb ta Venemaale või läheb Ameerikasse, ega ta siis ei saa kuidagi töötajaid kaasa võtta, insener, tehniline tehnokraat, minusugune võib-olla 1-2 võetakse, aga kohalik, need õpetatakse välja ja kohalikud hiinlased, ameeriklased saavad tööd. Ja sakslased oma kodus võivad seal leibkondadega istuda nii palju kui tahes. Pimedas või valguses seda ei huvita mingid föderaalvalitsused ega mingid muud ära. Nii et jõudsime siia suurele pildile ja näete ise, mis ma siin tahan öelda, et asjad lahenevad iseenesest praegusel variandil, sest see talv, nagu öeldakse, rohepöördele on ta meil abiks, aitab meil sellest välja tulla, aga talv on veel mitu kuud. Vot see on see kõige hullem variant, et kui nüüd see asi siin kollaps tuleb, vot seda ma ei tahaks küll näha. Siin on saadetes olnud ees, kus on isegi nüüd Chris Weberid, meie reporteri nöördud pimedast ruumist ja külmast toast räägitud, nii et minu poolt oleks tänaseks nagu ühelt poolt, aga kui on sul küsimusi ja arvamust, pane aga tulla. Aitäh sulle, Andres. No mina arvan seda, et kui rahakraanid kinni keeratakse, kaob ka rohepööre ja ka massimeedia jääb täiesti vait. Aga siinkohal meist jääb ikkagi see laga maha, mida me peame veel aastaid ja aastaid veel parandama ja ennast nii-öelda selle kursi nagu suure laeva uuesti tagasi õigesse rööpasse keerama, et no see võtab kindlasti aega. Aga noh, parem kui mitte midagi ja eks seda näitab aeg, kuidas me sellega hakkama saame. Aga siinkohal kõike head ja nägemist. Nägemist. Meil on Eestile plaan B.